Alates 2008. aastast on Kuusalu vallas regulaarselt toimunud hanked uueks perioodiks parima jäätmevedaja leidmiseks. Iga hankega on valla elanike ja ettevõtete jaoks mõnevõrra muutunud nii teenuse hind kui tingimused. Meil aastal 2023 suvel algas uus korraldatud jäätmeveo periood, et viisime läbi hanke ja siis hakkas toimuma jäätmevedu uutel tingimustel. Et hanke võitis Eesti keskkonnateenused. Mis meil hästi õnnestus oli see, et me saime päris mitu jäätmeliiki hõlmatud, et kõikidele inimestele on tasuta biojäätmete vedu, nendele, kes ei komposti siis kodus, ja saab üle anda tasuta kõiki pakendijäätmeid. Ehk saab tellida segapakendi kotiteenust, selle kollase kotiteenust, see viiakse tasuta ära, tuuakse tasuta uus kott ja lihtsalt tuleb leida endale sobilik graafik. Segaolmejäätmetele pakume ka võrdlemisi paindlikud teenust, et inimene saab ise valida, kui tihedat graafikut ta soovib. Et saab kas 2 nädala tagant või korra kuus või ka vallaga kokkuleppel saab ka korra kvartalis. Ja need, kes ainult suvitavad vallas, et neil tuleks esitada siis jäätmevabastus ja siis talvised veod jäävad ära. Tegelikult on päris palju selliseid jäätmeid, mis korraldatud jäätmeveoga kaasa ei võeta. Et mingil määral võib neid visata segaolmejäätmetesse, aga kui tekib rohkem kas siis ehitusjäätmeid või on vaja mingid mööblit ära viia või tekib näiteks patareisid või akusid või tekib ravimeid, või teed lihtsalt kodukoristust, et siis sellisel puhul võiks tulla oma jäätmetega jäätmejaama. Ja siis on meil vallas 2 jäätmejaama, on Kiiu jäätmejaam ja on koostöö ka Loksa jäätmejaamaga, kus saab jäätmeid ära anda. Et nii Kuusalu kui Loksa kodulehtedel on siis jäätmejaamade info olemas, et nii lahtiolekuajad kui ka nimistud, mis vastu võetakse. Et need nimistud natukene erinevad, aga Kuusalu valla elanikud saavad anda Loksa jäätmejaamas jäätmeid ära sama hinna alusel, mis on Loksa linna elanikel. Meil jäätmejaamas näiteks haljastusjäätmeid ei võeta vastu, aga meil korraldatud jäätmeveo raames saab tellida endale koju jäätmeringi raames. Et tuleb siis keskkonnateenustele teada anda, et kui palju teil näiteks lehti või oksi on ja siis pannakse need kottidesse ja siis saab ära viia. Ja Eterniidiga Kiiu jäätmejaam ei võta vastu, aga Loksale saab viia või siis Jõelähtme prügilasse. Ja nüüd on ka rakendatakse isikutuvastust, ehk siis tuleks kindlasti tulla ID-kaardiga või isikukoodi peaks teadma, et siis tuvastatakse ära, kas te olete vallaelanik või mitte. Ja siis, kui ei ole vallaelanik, siis on suurem osa jäätmetest on tasulised. Vallaelanikele on enamus jäätmete üleandmine on tasuta. Avalikus võrgustikus on meil umbes 70 konteinerit kokku, et üle valla mitmetes kohtades oleme proovinud, et enamus nõuded oleks tagatud. Ehk siis meil on siis klaaspakend, meil on paberpakend ja segapakend. Kiiu jäätmejaam on meil võrdlemisi väike ja kuulub ka eraisikule, et siis oleme mõelnud, et peaks rajama uue jäätmejaama. Kiiu Valklen reoveepuhasti, mis on vallale kuuluv kinnistu, mis on Kiiule võrdlemisi lähedal ja on suur kinnistu. Ja sellel kinnistul on alustatud detailplaneeringut, et sinna uus jäätmejaam rajada ja kavatseme sinna rajada asfalteeritud platsi operaatorile hoone, kus ta saab siis pesta ja olla ja ka katusealused uute jäätmetele. Jäätmejaama detailplaneering on algatatud, on koostatud keskkonnamõjude hinnang, eelhinnang, kus leiti, et selle tegevusega suurt mõju ei kaasne ja hetkel siis planeering käib omarodu ja paralleelselt siis tegeleme ka jäätmejaama täpsema projekti koostamisega.